Jumal oma sõna kaudu tegelikult räägib väga mitmel viisil. Ja täna ma jagan teile Neemia raamatu mõtteid ja ma sain nagu sellise pildi, nagu sellise üldise pildi, et Neemia raamat on selline kaitsva aia ehitamine. Kaitsva aia ehitamine, kuidas inimene seda endale võib ehitada ja kaitsva aia ehitamine ka, ütleme, selles teises pildis ja mõttes, et kuidas oma riigile, rahvale seda saab ehitada. Ja sellepärast ma usun sedasi, et täna, kes me siin oleme, vaevalt me kõik saame nüüd nii kindlad olla, et meil on nii ja kaitsev aed nagu Hiopil, et mitte mingil moel sealt läbi ei lähe. Me näeme seda, et Hiopil oli see, aga seal on ka see lugu selline, et Jumal isegi võttis selle ühel hetkel ära. Ja me näeme, et see oli selline nagu mitmekihiline aed tegelikult, mida ära võeti. Alguses võeti selle üle, ta pere üle ja ta omandi üle ja hiljem ta tervise üle ja Jumal lubas tegelikult saatanal teda ka kiusata, nii et selline oli see lugu. Aga põhimõtteliselt on see nii, et vaata, kui meie tuleme, ütleme, sellest pimeduse võimusest ja sellest maailmast ja tuleme Jumala juurde, siis me tegelikult, ütleme, peame saama nagu tulla selle kaitsmise sisse, mis on Jumala riigis. Kes kõige kõrgema kaitse all elab, nagu see laul 91 ütleb, see tegelikult on meile. Aga me näeme sedasi, et ega see laul 91 ei ole ka tegelikult ilma tingimusteta. Täna ma ei jää, nagu ütleme, neid selle laulu tingimusi rääkima, vaid mul on see Neemia raamatu pilt, mille juurde varsti tulen. Aga et lihtsalt, et me mõistaksime, et kuidas see kaitsevaed on nii paljudel kordadel olemas. Ja ütleme, Hiopit nimetasin, oli päris hästi, vahepeal ei olnud, tehti jälle korda. Ja oli jälle tal tegelikult hästi. Aga nüüd kõige paremini oli kaitsevaed, oli tegelikult Jeesuse elus, kui ta oli maa peal. Sest et kui me loeme Jeesuse elust, vaata siis tema külge ei saadud puutuda, teda ei saadud kinni võtta, ennem kui ta ise tegelikult andis ennast kinnivõtjate kätte. Ja sellepärast on see nii, et see võib-olla nagu ei paista, niimoodi kohe välja, aga oli ta seal näiteks Natsaretis. Teda tahetakse kinni võtta seal, tahetakse kaljurünkalt alla lükata, ta lihtsalt kõnnib nende vahelt läbi ja läheb oma teed. Ja sellepärast on niimoodi, tahetakse teda vahistada, ei saada. Aga miks te ei toonud teda? Ei saa, sellepärast, et kaitsevaed oli ümber. Ja sellepärast Jumal oli teda tegelikult väga kaitsmas. Tal oli see kaitsevaed, kui ta oli, ütleme, kannatustest, ma võiks kutsuda 12 leegioni inglid appi, aga ma ei kutsu. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja sellepärast meie, täna ma tahan seda ütelda, et see on reaalselt olemas. Aga selleks on tegelikult on nagu omalt poolt on vaja ka teha need sammud, et me võiksime olla selles kaitsvas aias. Väga tugev kaitsevaed oli Noa laeva näol, aga seda ehitati 100 aastat. Sina veel 100 aastat elanud ei ole, nii et sul on aega ehitada küll veel. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, seda me ehitame kaua. Ja sellepärast on see niimoodi, ja ta tegi usus, ta tegi kannatlikkusega. Ja siis ta läheb sinna laeva ja siis ta läheb oma poegade ja naistega ja oma naisega ja ütleme, toimub nagu see moment. Ja sellepärast, kallid, täna lihtsalt see mõte, et see on olemas, aga milline see on meil. Kui meie vaimusilmad läheksid lahti, et millises olukorras me oleme, et kas meil on müürid üles ehitatud, kas väravad on ees ja sellepärast, ja kas väravad on kinni, kas väravate peal on valvurid, ütleme, et millises olukorras me vaimulikus mõttes oleme ja sellepärast aidaku meid Jumal, et täna võiksime saada nagu mingisugust pilti ja innustus selle koha pealt, et me tahame tegelikult, et meie kaitsevaed saaks tegelikult korda. Sellepärast, et vaata, kui see korras ei ole, siis on vaenlasel võimalus tegelikult meie elu kahjustada. Ja sellepärast meil ei tohi olla ühtegi sellist veritsevat haava. Ma mäletan, kord külastasin ühte perekonda, see oli mu tööülesannetega tookord veel ja see oli hästi suur ja tugev mees, aga ta jalas oli tegelikult väga suur haav, mis isegi õieti ei veritsenud, et pigemini lihtsalt jooksis seda elumahla, võiks ütelda välja. Juhtusin just parajal hetkel sinna, kui seda seoti ja nägin seda suurt auku, mis ta jalalihases oli ja mille kaudu ta elu lihtsalt välja nagu tilkus. Ja seda seoti, seda määriti, seda midagi tehti, vaata, me niimoodi ei suuda elada, me ei suuda niimoodi elada, meil peab olema see korras, see ihu ja ütleme, kas või see nahk, mis meie peal on, see peab olema tegelikult korras, seda kaitsvat aeda me vajame oma tervisele, seda kaitsvat aeda me vajame oma mõistusele, sellepärast, et siin on nii palju tegelikult, mida tegelikult Jumal saab kõige paremini kaitsta lihtsalt meie eludes ja sellepärast on nii, et meil on vaja tulla issanda juurde ja sellise tõsise tahtmisega, et
jumal, kaitse sina meid. kui Daniel on lõvide augus, no milline kaitsevaed oli tema ümber, lõvid ei liiguta oma keeltki mitte sugugi, sellepärast et olgugi, et näljased, olgugi, et selle jaoks, et just, et neid inimesi hukata seal lõvide luugude vahel sellisel moel, aga me näeme sedasi, et lõvid ei saa seda teha ja sellepärast kiitus Jumalale. ja sellepärast, kallid, ja ütlen ühte asja veel sedasi, et vaata, üks kaitsevaed on väga tugev, kaitsevaed on abielu. See on nii tugev kaitsevaed ja siin ma loen lausa need kirjakohad praegusel hetkel ja siin võtan esimese Moosese 12:17. ja sellest, et abielu ei peeta praegu au sees. Inimesed lahutavad kergelt, inimesed ei abiellu, nad mõtlevad, see on nagu siia-sinna pildude asi. Aga tegelikult on see üks aia maha lõhkumine, see on tegelikult kohutav asi. Mõtlen, et alles võib-olla mingisugune aeg tagasi tegelikult olid ju niimoodi, nimetati vallaslasteks ja värdjateks ja sohilasteks neid, kes sündisid väljaspool abielu. Seda lausa häbeneti tegelikult, et kui siuksed asjad olid. Ja teate, milline tendents on praegu Eestis? Praegu sünnib Eestis rohkem abieludes lapsi, kui vallas lapsi sünnib praegusel hetkel. See muutus lihtsalt on tulnud ühel hetkel, et praegu abielus sünnib rohkem. Need lapsed on tegelikult kaitse all. Sellepärast, et Jumal väga selgelt räägib. Eelpea kirjas on öeldud, et ei oleks need sohilapsed, kellel ei ole tegelikult seda isa kasvatust ja isa hoidmist, sest sageli jäävad ju need lapsed just rohkem ju tegelikult emade kätte. Aga nüüd tahtsin lugeda esimese Moosese 12:17 ja esimese Moosese 12:17, vaata, kuidas Jumal tegelikult käitub siin Saara koha peal. Aga issand nuhtles Vaarot ja tema koda suurte nuhtlustega Saarai, Aabrami naise pärast. Lihtsalt sellepärast, et ta oli abielunaine ja ta oli sinna Vaaro kotta võetud teisel eesmärgil. Me teame sedasi, et meie usuisa Abraham sellel hetkel salgab maha, ütleb, vaata mul õde. Ja nad võtavad, võiks ütelda nagu täie õigusega, aga me näeme sedasi, et sinna sekkub Jumal, sest ta teab sedasi, et praegusel hetkel on niimoodi, et see abielunaine on ohus. Ja sellepärast abielunaised on kaitstud. Jumal sekkub tegelikult nendes olukordades. Hiljuti kuulsin sedasi, et küsiti, et kes oleksid valmis abielu rikkuma, et kui keegi seda ei teaks. Siis oli, ma ei tea, kas oli öeldud, et 81% meestest teeks seda kohe ja 79% naistest. Ja see huvitav küsimus oligi sedasi, et aga kellega need mehed siis abielu rikuvad? Eks nad ikka ripuvad naistega. Nii et ühed patused kõik. Aga sellepärast, kallid, hoidke seda tegelikult. Me tuleme täna issanda lauda ja ja kui Efesuse 5. peatükis on räägitud lepingust, siis on võrreldud seda abieluga. Ja sellepärast sama püha, kui on see issanda laud, sama püha on tegelikult abielu. Sest see pilt on pandud nagu kokku, meid on kihlatud ja taevast tulevad pulmad esimene asi. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et see on üks võimas tegelikult kaitseaed tegelikult, mis meie elude üle tegelikult olla saab. Ja meie usuisa Abraham elus oli teist korda oli veel ja see on 20. peatükk esimesest Moosesest, kus on öeldud niimoodi, et esimene Mooses 20 ja salmid 3 ja 5. Ja Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale, vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele võtsid, sest ta on abielunaine. Sest et lihtsalt sa pead surema. No abielurikkujad tuleb kividega surnuks visata, nagu Vanas Testamendis oli. Abimelek ei teadnud midagi, jälle oli sedasi, et ilus Saara ja vaba naine. Aga Abimelek ei olnud temasse puutunud ja ta vastas, issand, kas sa tahad surmata ka õiget rahvast? Ja ta ütlebki sedasi, et ta on... Eks ta öelnud mulle, et ta on minu õde ja tema ütles ise ka, et ta on minu vend. Ja ma tegin seda vaga südame ja süütute kätega. Ja ütleme, et ja me näeme sedasi, et Jumal sekkus isegi unes sellel hetkel ja muidugi seal lapsekojad olid sellel hetkel kinni löödud ja et väga, väga selline suur moment, mis sündis nagu selle kaudu ka, et see moment seal oli. Ja sellepärast, kallid, ma lihtsalt räägin täna kaitsetest aedadest ja sellepärast meil on nüüd erinevad need asjad, mida tuleb korras hoida. Ja sellepärast ma lihtsalt leidsin sedasi, ma täna kauplesin sellega, et kas ma seda abielu teemat niimoodi rõhutan või ei rõhuta. Issand ütles, et see on tõde, sa pead seda rääkima. Ja sellepärast ma lihtsalt mõtlesin sedasi, et ma saan aru, see on paljudel on see selline teema, et parem ära puuduta. Alles mitte ammu sain siit ühe mehe minema, kes vabalt elas ja pole enam kordagi see jalga sisse tõstnud, sellepärast ma ütlesin, kuule, sa pead meelt parandama seda, sest sa terve elu tegelikult elanud vabalt ja alati tuled ja räägid mul oma naisest ja polegi oma naisega elanud, olete lihtsalt vabalt ooranud. Ja pole ja lapsedki sealt sündinud ja kõik ja oled siis nagu selliselt nagu seda asja teinud ja liigud aastaid koguduste keskel, ta on ühe teise koguduse liige, kus ta tegelikult on. Kui ma selle manitsuse ütlesin, meelt pead parandama,
ta ei ole siis enam tahtnud siia tulla. Sellepärast, et et inimesed ei taha tegelikult nagu tunnistada seda. aga kallid, kui me oma patud tunnistame, siis issand on ustav ja õige, ta annab andeks. meiega ei juhtu mitte kui midagi. meile tulevad õnnistused lihtsalt. Õnnistused tulevad, kaitsvad aiad saavad korda, elud saavad korda. Õnnistused tulevad laste ja perede ja järeltuleva soo üle ja kõik tegelikult tuleb. ja sellepärast on niimoodi, et jumal ise teab, miks ta täna ka nagu seda ja kuhu ta on. Sest vahest on niimoodi, et mul on endal nagu mingi mõte, et see on nagu sellele kohe nagu öeldud või. Ja tegelikult jumal ütles, et ei ole see sellele öeldud, see on hoopis teisele öeldud. Sest et vaata, mul on vahest niisugune tunne sedasi, et kui ma midagi nagu tean või niisugune, et nagu tahaks ütelda, jumal ütleb, et ei, sa ei tea mitte kui midagi tead. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, see on üks väga oluline ja tähtis aed. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja eks vaata see, ma võtan selle haiguste aia, sest Neeme raamatus sellest ka juttu ei ole. Sest et Neeme raamatus üldse nagu mingite haigustega ei tegelda selleks, seal ehitatakse müüri ja see on väga hea pilt, millest hakkame varsti rääkima. Aga 5. Mooses 28, kus on räägitud sellest, et vaata just selles B-osas on räägitud, ma võtan ainult väga üksikud nagu sellised kohad, et vaata, kui me ei kuula issandat, siis on meil tegelikult väga suur oht, et meie tervis on ohus, kui me issandat ei kuule. Me nagu ei mõtle alati nagu selle peale, et kuidas me oma tervise ohtu seame nagu sellega, aga jumala sõna hoiatab väga, väga selgelt. Ja ma võtan siit näiteks 21 ajal 5. Mooses 28-21. Ja issand nakatab su külge katkutõve, kuni see lõpetab sind sellelt maalt, mida sa lähed pärima. Issand lööb sind kõhetustõvega, palavikuga, põletikuga, kuumatõvega, põuaga ja muud asjad ka selleks. Ja sellepärast on niimoodi, kui sa ei kuula. Ütleme, et Uues Testamendis Jeesus, kui ta mäejutlust lõpetab, ütleb ka, õnnis on see, kes kuulis ja kes teeb selle järgi. Ja sellepärast ei ole mitte midagi üle muutunud, sest vahest on niimoodi seletatud, et see on Vana Testament ja see käsuneedus on Jeesus kõik ära lõpetanud, et meid see ei puuduta näiteks need needused ja asjad. Meid puudutavad need asjad, kui me oleme praegu sõnakuulmatud sellele, mida issand ja püha vaim meile ütlevad. Ja tulemus on sama, et vaata, me oleme sõna kuulnud. Siis langemine on ränk, ütleb sedasi, selle koja langemine on ränk ja selle koja all mõeldakse inimest, kõige oma ihu ja hinge ja kõige värgiga. Ja me oleme näinud neid inimeste elu varemeid, kui palju, mis siin ilmas tegelikult on. Sest et vaata, langemised on rängad ja sellepärast, kallid, veel eriti lugu on, teate kelles? Kes kuuleb ja ei tee selle järgi. Ohus on need, kes on kuulnud. See tähendab usklike vanemate lapsed ja lapselapsed ja kes on kuulnud. Maailm ei ole nii ohus. No kas siis on ohutum maailmas olla? Ei ole ohutum olla, sest maailm marsib ka põrgusse kõik rõmsasti, eks. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et aga meile on antud tegelikult võimalus tulla elutee peale. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie tegelikult peame olema need, kes me tegelikult seda, ütleme, arvestame, mida me oleme kuulnud. Ja nüüd tuleb veel see mõte praegu näed, et vaata, ja meie, kuidas ütelda, kui Neeme raamatus loeme ka seal nendest pattudest, siis vaata, meie tehtud patud mõjuvad järeltulevale põlvkonnale. Eeskuju on väga tugev. Kui vanemad lahutasid, siis on üsna tõenäoline, et järgmised ka lahutavad edasi. Sest need lähevad, kui keegi seda needususku ei oska kinni panna. Ja lihtsalt tulevad üks õnnetute elude rida, lihtsalt läheb lahti tegelikult, kui näed. Eriti näeb seda selles, ütleme selle vabastuse poole peal, et kus püütakse neid kaitsvaid aedasid jälle nagu üles ehitada. Aga kallid, täna on issand andnud meile selle sõna, et lihtsalt nagu oma olukorda nagu üle vaadata ja et me ei oleks kuidagi ükskõiksed selle asja koha pealt, sest me lihtsalt palume väga lihtsalt vahest, et jumal lihtsalt õnnista ja küll sa õnnistad, aga kallid, see asi on palju tähtsam ja tõsisem. Me peame tulema meeleparanduses Jumala ette, me peame pattusid tunnistama, me peame rõõmsad olema issandas selle üle, mida ta on teinud ja siis tegelikult need asjad sünnivad. Aga nüüd on nii, et teengi selle Neeme raamatu lahti, sellepärast et ega mis tast ikka rääkida, kui sinna ei vaata. Ja nüüd on nii, et Neeme raamat algab selliselt, et Neemele tuleb see pilt selle koha pealt, et Jeruusalemm on väga kehvas olukorras ja kuidas seal on, lihtsalt vennad, kes käisid seal vaatamas ja tulid ja rääkisid, 3. salm ütleb sedasi, et see linn on seal suures õnnetuses ja häbis, Jeruusalemma müürid on maha kistud ja selle väravad on tulega põletatud. Millises olukorras on Eestimaa ja millises olukorras on meie elu? Kas müürid on maha kistud, väravad on tulega põletatud, oleme ühes sellises suures õnnetuses ja häbis
ütleme, et kui palju inimesi on suures õnnetuses ja palju inimesi on tegelikult on suures häbis, sest et täpselt niimoodi ongi, et see laastamine on käinud inimeste eludest nõnda üle. aga nüüd on niimoodi, et kui Neeme neid sõnu kuulis, see oli Jeruusalemma kohta, kui ta seda kuulis, siis ütleme, tema tegelikult samastas ennast. tal oli niimoodi, ta oli seal vangipõlves, ta oli seal jogikalla ja tal oli tegelikult üsna hästi tegelikult oma eluga, aga me näeme sedasi, et see puudutas teda tegelikult väga. kui ta neid sõnu kuulis, siis ta istus maha, siis ta nuttis, leinas, paastus, palvetas Jumala ees. Siis juhtus nagu selline, et mees hakkas täiesti nagu teadlikult palvetama, paastuma, nutma, leinama ja käituma nagu see oleks nagu tema koorem, ta samastas ennast. nii nagu meie issand Jeesus samastas meiega, võttis kõik meie patu enda peale. nii ka Neeme tegi, ta ei lahutanud ennast sellest rahvast. ja ta oleks ütelnud, näed, et Jumal on mind õnnistanud, mul on ikkagi hea elu isegi vangipõlves. aga ei, see puudutas teda tegelikult väga tõsiselt. ja siis, mis ta seal räägib ja ma ütlesin 5. salm, issand, taeva maa Jumal, suur ja kartust äratav Jumal, kes hoiab lepingut ja eeldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. ja kohe ta räägib sedasi, et lepingus ollakse. ja sellepärast, kallid, me oleme Uue Testamendi ajal oleme selles uues lepingus. ja ma ütlesin niimoodi, et vaata, lepingud on need tegelikult, mis meid kaitsevad. Nad olid lepingust ka välja läinud, nad olid sellest üle astunud ja sellepärast olid nad üldse sellesse vangipõlve ka sattunud rahvana. ja siis ta palub, olgu sul kõrv nüüd tähelepanelik ja su silmad lahti kuulma oma sulase palvet, mis ma nüüd sinu eest palvetan, päevad ja ööd, Iisraeli laste, su sulaste pärast, millega ma tunnistan Iisraeli laste patte, mis me sinu vastu oleme teinud. ka mina ja mu isa pere oleme pattu teinud. kallid, mina ja mu isa pere, ta võtab seda ja sellepärast ja vaata, ta näeb sedasi, et see rida lihtsalt läheb edasi, kui seda kinni ei panda. ja sellepärast on, kallid, see on palju tähtsam ja olulisem asi, kuidas iganes meie vahest nagu seda mõistame. sellepärast, et vaata, Jumala sõna räägib, et ta nuhtleb pattusid mitmendast põlvest saadik. ja sellepärast on see niimoodi, et täna on niimoodi, et ma ei tea, kuidas me seda meelt parandama peame. vaata, seal hiljem on, kui me loeme seal kaugemalt, eks, nad lugesid 3 tundi Jumala sõna ja 3 tundi tunnistasid patte. no oled suuteline 3 tundi patte tunnistama? mismoodi nad seda tegid? 3 tundi tunnistavad pattusid. 3 tundi tunnistatakse. meil seda pilti silmas ei ole, aga see oli tõeline, tegelikult oli see patukahetsus, me võtame vahest nagu seda kuidagi väga kergelt, aga vaata, selliselt tegelikult oli niimoodi, et vaata, kui seal oli juba see aeg, kui juba see müür oli ehitatud ja kõik oli nagu selline, aga selle järel tegelikult oli selline nagu üks tõsine tegelikult elumuutus, millega tuli tegelikult isiklikult ka väga tegelda. Siis 8. salm, ma loen siit 1. ikka edasi. ja nüüd tuleta meelde seda sõna, mille sa andsid Moosesele oma sulasele, öeldes, kui te olete truuduseta, siis ma pillutan teid rahvaste sekka. kui te olete truuduseta, siin on truudusetus Jumalale ja rahvas on pillutatud kõikide rahvaste sekka siin selles maailmas ja eks see juudi rahvas ongi väga palju pillutatud igasuguste rahvaste sekka, kõikjal maailmas neid ju leida võib. lihtsalt see sõna on täide läinud ja nii need asjad on nii sündinud. aga nüüd teine asi, kui sa oled truuduseta, siis sind pillutatakse. ma toon nagu järgmise pildi, vaata, kes on seksuaalselt truudusetu, kes väga paljude, partneritega muudkui elab ja oorab ringi. see on tükkideks jagatud, see on pillutatud, kõik need hingetükid on laiali. ja see on väga tegelikult raske olukord, sest et inimene, vaata, siin on see pillutamise mõte ja vaata, kui sa oled midagi on laiali loobitud, siis seda on ikkagi väga raske tegelikult on kokku korjata, et sinust saaks jälle üks niisugune normaalne, terviklik inimene. Sellepärast, et vaata, Jumal on loonud niimoodi, et nagu teatud tingimusel oleme me nagu korras, oleme terved, oleme terviklikud, aga kui meid on tükkideks lihtsalt lastud ja sellepärast inimesed ei mõtle sedasi, nad mõtlevad, et see on tühi nali, see ei ole, sellepärast, et igaühega, kellega sa kokku saad, sa oled üks liha. sa jätad sinna midagi, muudkui lõigatakse juppideks sind. ja sellepärast see ei ole sugugi naljaasi ja just see pillutamise mõte, kui lugesin, siis nägin väga selgelt just seda pilti ka, et see truudusetus ja siis ongi niimoodi, et ja siis on tühi käes, nii nagu see kadunud poeg, kellest Jeesus räägib. kõik raisatud nende hooredega seal, sest vanem vend rääkis otse välja, et kuidas tal see raiskamine käis seal, eks. ja tühi on kätte jõudnud ja sellisena tegelikult tuleb. no kiitus Jumalale, me näeme sedasi, kuidas isa taastas selle laastatud elu.
no nii, ja siis, aga siis 9. salm, aga kui te pöördute minu juurde ja peate minu käske ning teete nende järgi, kui te olete pillutatud, noh, kas või siis taevaserva sinna kuskile, siis ma kogun teid. ja sellepärast, kallid, Jumal on tõotanud sedasi, et ta on valmis koguma ka, aga selleks on vaja pöörduda. ja mitte kuidagi mingisuguseks sõnakõlksuks, vaid seda on vaja tegelikult tõeliselt. ja sellepärast on niimoodi, et issand on valmis tegelikult tähele panema palvet, kui see tuleb südamest ja kiitus Jumalale, ta Neeme palvet ka kuulis. ja sellepärast veel kord tulen selle juurde. meie mõistus võib olla hävitatud, sellepärast et vaata, siin on nii suur oht, sellepärast et vaata, lihtsalt nii palju valet on siin selles maailmas. ja lihtsalt lõhutakse tegelikult ära meie selline selge arusaamine, loomulik mõistmine siin selles maailmas ära. kui palju, ütleme, arulagedust on siin tegelikult selles maailmas ja noh, ütleme, et 5. Mooses 28 ütleb sedasi ka, kui ei kuula, löön meeltesegadusega. ja vaata, ka kui ikkagi meeltesegadusega lüüakse, ikka raske on küll. ja sellepärast pähelööki ei tohi saada, sest see on ikka tegelikult väga ohtlik asi. ja sellepärast on see nii, et hoidku Jumal meid tegelikult selle eest. ja nüüd ja nagu rääkisin tervise koha pealt ja üldse rahva koha pealt, ütleme, et kui ei ole juhtisid, noh, ütleme, kui ei ole karjast nagu sellises mõttes, noh, ütleme, et meie, kes me oleme vaimulikud inimesed, kui meil ei ole vaimu juhtimist, me oleme ühed piinatud ja vintsutatud ja viljatud siin selles maailmas. Jumal tegelikult tahab, et su naine oleks nagu viljakas viinapuu seal koja nurgas, nagu see 128 laul 3. salm on, nagu seda on ütlemas. Jumal tahab tegelikult viljakust ja me näeme sedasi, et see vilja puudumine tegelikult on praegusel hetkel, no see on õnnetus tegelikult, sellepärast see ei ole mitte midagi, kui lapsekojad pannakse kinni, kui inimesed ei sünni siia maailma juurde. Tead, nad sünnivad mille pärast? Taeva jaoks. Jumal kogub maa pealt taevasse rahvast. Iga sünnitaja tegelikult tegemas potentsiaalselt seda, mitte põrgu jaoks tööd, vaid taeva jaoks. Sellepärast, et Jumala plaan on olnud ju tegelikult on see. Ja siis meie nagu mõtleme ja otsustame, et kui Jumal seda tahab, et ta tahab, et teid oleks palju ja siit sellest maailmast, selle päästeoperatsiooni kaudu kogutakse inimesi taevasse ja sellepärast, kallid, see on niivõrd tegelikult oluline asi. Rahva rohkus on kuninga uhkus. Aga kes on me kuningas? Kuningate kuningas. Ja sellepärast see on, mitte et meil peab suur kogudus olema, taevas peab olema palju rahvast. Ja sellepärast on see nii, me oleme vahest nagu selle ära vahetanud, seda siis nagu meie värk, et kui meil on palju, et siis on äge. Tegelikult need on, kõik inimesed on issand omad. Ja sellepärast mitte, kui palju meie ümber on, vahet sellega on, palju Jeesuse ümber on. Ja sellepärast see on tegelikult on see oluline tähtis asi. No nii, ja siis nüüd viimane salm siit 11 sellest peatükist on niimoodi, et oh issand, pangu nüüd su kõrv tähele oma sulase palvet. Ja siis lase nüüd korda minna oma sulase nõu ja annale temal alastus selle mehe ees. Ja millisest mehest oli jutt? Seal oli konkreetselt oli jutt sellest konkreetsest kuningast, keda ta teenis, kellel ta jooki kallas. Ta läks tegelikult sealt kauplema sedasi, et tema võiks minna Jeruusalemma müüre ja väravaid seal ette panema ja müüri ehitama ja lihtsalt seda olukorda seal korda tegema. Aga nüüd tal oli vaja nagu seda ära küsida, tal oli vaja töölt lihtsalt saada vabu päevi ja tal oli vaja ära küsida, et kas ta saab. Ja ta läheb lihtsalt Vaaro ette, ütleme sellises mõttes nagu Mooses, aga seal oli kuninga nime all, eks. Ja siis on niimoodi, ja kallid, teate, see oli õige aeg, vaata õigel ajal tuli sõnum. Õigel ajal said oma olukorrast aru, õigel ajal sai selle riigi ja rahva olukorrast aru. Aeg oli tulnud tegelikult, kus võis hakata taastama tegelikult neid Jeruusalemma müüre ja väravad ette panema. Ja sellepärast, kallid, täna ka ütlen sedasi, et nii ta on, et igaüks meist tunneb ära, et millal on õige aeg. Kui on praegusel hetkel on selline, kui sa oled oma olukorrast aru saanud, et sul on kehvasti, siis sul on õige aeg hakata asju korda tegema. Lihtsalt see on see aeg, mitte mingisugune muu aeg. Sul ei tasu oodata, sul ei tasu absoluutselt kuidagi edasi nagu lükata, sellepärast, et nõnda see lugu tegelikult meie eludes on. Ja sellepärast me näeme sedasi, et ta läheb kuninga ette ja ta saab soosingu. Teate, kui sa tuled õigel ajal, ütleme, selle Jumala kutse peale välja, siis sa pääsed saatana küüsist. Siis on niimoodi, et me näeme sedasi, et nagu Vaaro andis varanduse ka veel kaasa. Et ütleme, vaata, siis on see soosing, me näeme, et kui Neeme läheb, tal antakse kõike materjale ja tal antakse isegi sõjalist kaitset ja kõike, kui ta on sinna minemas ja sellepärast on see niimoodi, et kui on õige aeg, siis on see soodusaeg.
ja sellepärast on see nii. aga vaata, tema elus oli niimoodi, et see kurbus paistis välja, kui ta läks kuninga ette, siis oli niimoodi, kuningas küsis, et mispärast sa oled kurva näoga. sellepärast, et vaata, ta oli samastunud nagu selle olukorraga, mis oli sellel oma rahval. ta ei olnud kunagi kurb, aga nüüd 2.2 on öeldud sedasi, mispärast sa oled kurva näoga, ega sa ometi haige ole, sest see ei ole muud kui südamekurbus. no ja siis ta kartis üliväga, sest et see paistis tegelikult välja. kallid, meie, ütleme, see vilets olukord tegelikult paistab ka välja. me vahest püüame seda peita ja meikida ja nagu üle olla sellest ja lihtsalt need naeratusi teha. aga tegelikult on niimoodi, et kui sa kurvas olukorras naeratad, siis on see naeratus on ka kurb. ja sellepärast, et see kõik on niimoodi, et no ütleme, et kui kurb inimene naeratab, siis ta suunurgad on all. naeratab. ja nägu on naerus, aga tead, on see selline, et vahest vaata, sest et kui on kurvastus, see on nii iseloomulik, me ei saa seda tegelikult peita. ja Neeme ei suutnud seda ka peita. ja nüüd on nii, et kuningas tegelikult, näed, õige aeg, annab oma soosingu, ta lubab tegelikult minna ja läheb siis seda Jeruusalemma, seda olukorda taastama. ja sellepärast on niimoodi, et ma saaksin nagu seda linna üles ehitada ja korda teha. ja sellepärast on see niimoodi, et siin küsiski, et mida sa siis soovid teha. 5. salm ütleb lõpupoole nii, et minna sinna oma vanemate linna, et ma saaksin selle üles ehitada. ma saaksin selle üles ehitada, kallid. kas sa tahad, kellel sul on elu veel varemetes, seda üles ehitada? et ma saaksin seda üles ehitada. see peab olema nagu selline valmisolek ja soov. kas me soovime, et meie maa saaks üles ehitatud? no ma ei tea, kas on meil veel võimalus, vaata, siin esimese vabaduse ajal oli niimoodi, et kui Reitsel käis juba öeldi, et liiga hilja, et juba on võimalused möödas. Mina ei oska seda ütelda, mis võimalused, palju me oleme juba maha mänginud. aga vaata, isiklikud võimalused, kui Jumal kutsub, meil ikkagi praegusel hetkel on. ja sellepärast see on väga oluline tähtis. ja kõik inimesed, kelle elud on korras ja hästi, need on igal juhul õnnistus oma maale. ja sellepärast on see nii, et me saame seda isiklikul tasemel teha. Riigi eest me seda tegelikult selliselt mõttes alati nagu teha absoluutselt ju ei saa. aga isiklikult saame seda. ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, Neeme oli seda asja nii otsustavalt tegemas. vaenlasi ja vastupanijaid oli ja sellepärast see pahandas tegelikult väga, seal näiteks 10. salm sellest 2. peatükis lõpeb, et see pahandas siin Sanbalati ja Toobiat, kes olid siis, need üks oli horonlane ja teine oli ammonlane ja et keegi oli tulnud midagi head nõutama Iisraeli rahvale. vaata, rahvuslikult on ka, et kui kellelgi läheb midagi hästi, siis osadel tekivad nagu sellest mingisugused nagu probleemid. aga olgu sellega, sellepärast, et vastaseid on alati. ja teate, vastased peavad olema. Issand tahab katta lauda vaenlaste silma all. Peavad olema ju, ja sellepärast me ei pea üldse põdema nende pärast, et need on, need ei kao mitte kuskile, lõpuni ei kao need mitte kuskile. ja sellepärast me tahaksime vahest sedasi, et mõned palvesoovid on, et kuri ära kaoks. ei kao ära su kurid, ei kao su kuri naaber ka mitte kuskile ära. sest ta tahab sulle lauda katta selle silma all. ja sellepärast on niimoodi, aga meie vahest tahaksime paluda sedasi. aga su laud jääb katmata siis. sest et vaenlast pole, kelle eest seda katta. ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et me oleme lühinägelikud, kõik on tegelikult meie õnnistus. ja meil on öeldud üldse, kui selle koha peale tulin sedasi, et kui need vaenlased ja kurjad, meil tuleb kurja eaga võita. aga kuidas sa saad kurja eaga võita, kui kurja pole? oled sa siis võitja või ei ole? sa ei ole kurja võitja, kui sul ei ole seda santsugi pakutud sedasi, et istud kuskil vati sees ja ühtegi kurja sul ei ole. tead, ja sellepärast sa ei teagi, kas sa oled siis kurja võitja või ei ole. ja sellepärast, kallid, aidaku meid Jumal, et me ei oleks löödud selle koha pealt. tead, Jumal annab oma kaitse ka juba esimesel hetkel on niimoodi, et lihtsalt Jumala hea käsi oli tegelikult, oli selle Neeme peal. ja siis oli niimoodi, et ta oli läkitanud temaga koos, 9. salm lõpeb, kuningas oli koos minuga läkitanud väepealikud ja ratsanikud. ja sellepärast on, kallid, niimoodi, kui sa oled üks õige Jumala laps, siis on sul ühed väepealikud ja ratsanikud on ka, kõiki meil neid nägema ei pea, aga need tulised hobused ja vankrid on lihtsalt olemas. ja ta on lihtsalt läkitanud, sa elad lihtsalt niimoodi siin selles maailmas ja sellises olukorras, sest et väga palju on meie ümber on ju tegelikult vaimsed ja nii, et kiitus Jumalale selle eest. nii ilusad pildid tegelikult, näed, mida näha saame. no nii, keeran siin lehekülge oma lugemisest. no nii, nüüd on niimoodi, et ütlen sedasi veel kord, et soosinguaegasid kasuta. meie soosinguajad olid 90-ndatel, kui Eesti riik vabanes. paljud inimesed
pöördusid Jumala poole, palju kogudusi tekkis, palju rohkem inimesi käis ristimisel, palju vaimulikku ajakirjandust hakati välja andma, paljudel kirikutel olid oma ajalehed ja värgid ja oi, see oli selline, et noh, kõike muudkui tuli nagu selline, sest et vabadus oli tulnud ja see oli nagu rahvale kõigile, no seda, ütleme, et seda ei tarvitatud nagu lõpuni, võiks ütelda, see oli nagu tarvitati mingis mõttes nagu natukese pinnapealselt. nii kui meie üks koguduse õde ikka ütles, et kuule, et see on niisugune luudega rabin, aga vaimu veel ei ole, et nagu teatud mõttes liikumine on, aga noh, ütleme, et ilma vaimuta veel käib see asi. oli vaimu ka, sündisid kogudused, ega need ilma jumala vaimuta ei sündinud, eks. aga põhimõtteliselt oli üks soosingu aeg. aga vaata, sellisel ajal, kui midagi head on sündimas, siis on need igasugused, võiks ütelda, noh, ütleme, need kurjad ka tegelikult nagu seda haaramas, kui midagi on muutumas. ja sellepärast on niimoodi, vaata, et oli see aeg. tulid need, noh, kes mäletab veel, olid need kollased kaardid Nõukogude ajast, mida olid välja teeninud ja anti sul siis nagu tagasi osta neid, välja osta oma korterid ja värke, noh, ütleme nagu olid need momendid. oli neid, kes haarasid naabrite maatükid, naabrite korterid, asjad. haarati ära igasugused ettevõtted ja värgid, et kes olid nagu valmis nagu sedasi, et noh, ütleme, et väga selline rahmeldamine läks nagu sellisel ajal nagu lahti. ja kohale tulid uued valitsejad ja laenuandjad ja noh, ütleme, et meie elu muudeti kapitaalselt ära sedasi, et kuule, hakkab nüüd niimoodi hoopis elama, tead. ja sellepärast on nii, et tuleb arvestada sellega, et kui on niisugune muutuste aeg, siis ei tohi palju üldse suhelda kuskile, nii nagu Neemia oli sedasi, kui ta läks ehitama, küll teda kutsuti, tule nõupidamise, tule siia, tule tänna, tead, ei lähe mitte kuskile. ma teen seda, mida Jumal rääkis. ja sellepärast on see niimoodi, et me ei pea kuulama neid igasugu hääli, sest need meelitavad tegelikult ära. saab meelitada. Edenis sai ka meelitada. oli ju kaitsevahed, Eden? Oli. aga vaata, kuri tuli sinna kiusama, sest hea ja kurja tundmise puu oli keset seda aeda, ära puutu seda, sõid sellest, lasid selle lahti ja sellepärast see niimoodi, et ja me oleme selles olukorras jätkuvalt praegusel hetkel, et kus me hea ja kurja vahel peame valima. ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal vähemalt meil sellest räägib, et me peame nagu seda meeles pidama ja mõistma, et millises olukorras me oleme. ja nii ta ongi ja nüüd on niimoodi, et mõtleme korraks selle Jeruusalemma peale, kes seal elasid. no ütleme, et vaata, kui vennad käisid ja vaatasid, kuidas seal käis Jeruusalemmas, siis nemad leidsid, kuule, te olete viletsas olukorras, teil on halvasti, te olete õnnetud, müürid on maas, väravad on katki. aga vaata, kes elas juba nende poolikute müüridega, võiks ütelda 70 aastat ja väravaid polnud. nagu Krossi pood, et kelle ukse eest eile lendas, eks. noh, harjud ju ära, tead. et poodi saad ilma uksest sisse minema, et lähed aknast, eks. et noh, et lihtsalt on ju sedasi, et lühikesed teed on ju kõik, et müüri ei ole, tead, ükstapuha, kus sisse käid. väravad ei olegi sisse-välja, tead, kuidagi harjud ära. inimene harjub ära. inimene harjub oma laastatud eluga ära. ta harjub oma lastatud eluga ära, ta harjub sellega, et tal on need veritsevad haavad ja ta tühjaks tilgub, ta harjub sellega ära. et teda kogu aeg seotakse ja eriti see üldse ei aitagi, aga lihtsalt elatakse niimoodi. ja sellepärast on see nii, et vaata, see selline harjumine võib tähendada seda, et inimesed ei mõista tegelikult seda, et millises olukorras on. ja nad ei mõistagi ka seda, et üldse saaks nagu paremini kuidagi olla, sellepärast et nad mõtlevadki, no nii see elu on, et lasevad selle elul niimoodi minna. aga Neemia, kes tuli nüüd, ütleme, sellise värske pilguga sinna, ta käis ringi nagu arst. ta kõigepealt läheb sinna niimoodi, et ta ei avaldanud üldse nagu seda, mida tema plaanib teha, kui ta tuli sinna Jeruusalemma kõigepealt kohale, see teise peatüki lõpupool räägib, et ja siis ta hakkas niimoodi, et ta oli seal 3 päeva, kui oli olnud, siis ta tõusis öösel ülesse ja mõned mehed veel koos temaga ja ilma, et ta oleks kellelegi midagi rääkinud, mis Jumal ta südamesse oli pannud, see oli nagu teistest oli varjul. noh, kuningas teadis, et ütleme, neid teadajaid oli, aga ütleme, see Jeruusalemm ja kes temaga kaasas, nagu kursis ei olnud. ja nüüd on niimoodi, et tema lihtsalt käib ringi ja siis ta käib need erinevaid väravaid pidi, läheb seal Oru väravast ja Sõnniku väravast ja Allika väravast ja noh, vaatas kõiki neid kohti ja siis noh, ütleme, siis ta näeb seda olukorda, et väravad on seal tulega põletatud ja kõik on seal laastatud, need varemad ja näeb neid asju. ja siis 17 salm, siis ta ühel hetkel tegelikult avab nagu selle mõtte ka, mille pärast üldse on Jeruusalemm tulnud. ega vaata, see on niimoodi, et arsti juurde lähed ka, tavaliselt nii, et arst ikkagi osa aega vaatab niisama vaikides. ja siis mõtled, et ei tea, mis sealt suust tuleb varsti. tead, eks, et vaatab siit ja vaatab sealt ja ütleb, et näita siit ja näita sealt, eks. ja siis ühel hetkel teeb oma otsuse, ütleb, et kuule, lugu on selline. ja nüüd on Neemia teeb selle otsuse, ütleb ühel hetkel sedasi, kuule, et lugu on tegelikult väga halb.
te näete, missuguses õnnetuses me oleme, ta räägib ka seda meie vormis, 17 salm. ja kuidas Jeruusalemma on varemes ja väravad on tulega põletatud, mingem ja ehitagem üles Jeruusalemma müür, et meid ei teotataks. ja ta annab kohe nagu sellise, ütleme, positiivse mõtte, et siin saab nagu korda teha. et teeb sellise julgustuse muutuseks. ja ta jutustas siis sellest, et kuidas Jumala hea käsi on olnud temaga, kuidas kuningas on teda soosinud ja siis nad ütlesid, kui nad seda julgustust kuulsid, et võtkem kätte ja ehitagem. Need said tegelikult julgustatud. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et super on, kui keegi täna saab nagu sellise, et kuule, et võtan kätte ja ehitan oma müüri üles. Võtan kätte, hakkan seda tegema, tuleb lihtsalt tegema hakata, et no ei saa elada niimoodi oma varemetes. Ei saa lasta sedasi, et mu elu on lihtsalt laastatud ja laguneb aina rohkem, et tuleb teha ükskord see pööre juba. Ja ütleme, et ja me riigi koha pealt, mis iganes, meil on vaja nagu seda niisugust pöördemomenti, nagu see juhtus seal just sellel hetkel, kui siis Neeme seda seal rääkis. Ja ega selle peal olid ka kohe niisugused teotajad, mis te siis nüüd teete, tead, ja osutasid põlgust, et vaevalt saab küll, olgu julgustuseks sulle need inimesed, kelle elud on elus korda saanud. Kui sina veel korda pole saanud, aga neid on küll, kelle elud on korda saanud. Kes on saanud oma varemetest välja ja elavad tegelikult täitsa uut elu. Ja sellepärast täna ka lihtsalt tahan julgustada selle koha pealt. Sest et ei tasu kuulata neid toobijaid ja neid, kes seal hakkavad rääkima, et mis te siin teete, kas te tahate kuningale hakata vastu, millisele kuningale kuradile või. Tead, ja see on niimoodi, aga siis oli vastus selge tegelikult Neeme poolt. 20 salm. Taeva Jumal annab meile kordamineku ja meie tema sulased võtame kätte ja ehitame. Ja sellepärast, kallid, niimoodi, et Jumal annab tegelikult meile kordamineku, kui me teeme selle otsuse. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal on see, kes tegelikult neid palveid kuuleb. Nii et seda julgustust on vaja ja see julgustus on täna öeldud. Nii et kellele see sõna on, tead, võta seda tegelikult väga tõsiselt, sest et vaata, isegi kui sa tunned, et see sind puudutab, siis see on sinu soosinguaeg ehitamiseks. Ja vaata, ei ole kõik ajad ehitamiseks ühtemoodi võrdsed. Millal sa maja hakkad ehitama, sa võid hakata maja ehitama siis, kui et on materjalidega soodne ja kõik on hästi ja kõik need asjad on, ja võid hakata siis ehitama, kui on väga raske. Ja tulemused on ju väga erinevad. Ja sellepärast on see niimoodi, et teatud aegadel on niimoodi, et ütleme, et ja see, ma ütlen sedasi, et vaata, see Jumala loogika on teistsugune. Tuleb siin Andrei Zapovalovi, ütleme, koguduse hoone ostmine, milles nad praegusel hetkel on. See hoone ostmine toimus ju aastal 20, kui ütleme, tuli selline kriis üle maailma ja pangad ei tahtnud laenu anda ega usaldada eriti absoluutselt sellel hetkel, aga nad tegelikult sellel hetkel tegid selle lihtsalt usus, selle sammu, sellepärast, et nende jaoks oli soosing olemas ja mitte teistele. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal kutsub sind õigel ajal ja sellepärast ära pane tähele neid igasugu teisi pilkajaid ja maha tegijaid. Nii et kui on õige aeg, kasuta seda. Nüüd on nii, nüüd lähme päris selle ehituse juurde, mida tegelikult tegema peab. Ja see on 3. peatükk, hakkab müüri ehitamine. Ja seal oli niimoodi, et Jeruusalemmal oli, ütleme, müür ümber linna nagu tervik. Ja et see terve see müür pidi korda saama. Ja sellepärast on niimoodi, kallid, meie usuelus on vaja saada terve müür korda. Ja ma ei tea veel mitmekordne, see müür peaks korda saama, eks nagu piltlikult võiks ütelda selline, et see oleks hästi tugev, kaitseks eri valdkondi ja asju. Ja et see oleks ikka tugev ja paks müür. Ja siis on niimoodi, ja kõik väravad saaksid kinni veel. Sest et vaata, eks vabastuses on ikka see ka, et neid uksi muudkui pannakse kinni, et mis uks on veel lahti, täna te panete siin edasi tagasi, seda ust vahepeal läheb lahti, et kui keegi veel läheb. Aga need panete jälle kinni kohe. Ja sellepärast on see nii, et uksed peavad saama tegelikult kinni pandud ja müür peab saama ehitatud. Ja selles osalesid kõik. Seal osalesid kõik vaimulikud ja preestrid ja rikkad ja vaesed ja erinevat päritolu ja erinevatest ametitest, kõik kullassepad ja kaupmehed ja kõik, kes olid, kui seda 3. peatükki lugeda, see oli nagu kõikide töö. See ei olnud, et kuule, et las nüüd müüriehitajad teevad, et mis see meie asi on, ega me mingid müüriehitajad ei ole. Tead, ei, kõik ehitasid selle müüri. Ja kõik läksid tegema seda ja kõik said selle asjaga hakkama. Ja vaata, ja siis, kui ma lugesin, siis ma hakkasin ühte asja veel nägema, nagu seda pilti nagu avan teile ka. Siis on niimoodi, et vaata, 3. peatüki 1. salmis on öeldud niimoodi, et preestrid võtsid kätte ja hakkasid ehitama, tead, mis väravat? Lambaväravat. Preestrid ja lambad, väga, ütleme, tõsine seos. Vana testamendi lambad olid nii, et neid ju toodi ohvriks veel. Sealt lambaväravast toodi ohvrid.
tehti naksti ära, tehti ohvriks, eks. No okei, aga nemad olid selle värava lähedal, sest see värav peab olema korras. ohvrid peavad korda saama. no kas su lambavärav on korras? kuidas oli, kui täna Karp ringi käis? kas see lambavärav on korras, kas see ohvrite toomine on korras? osadel ei ole korras, osadel on väga korras. see on väga tugev kaitseaed, kui selle koha pealt on ka asi nagu kindel. sest selle taga on tegelikult kallan õnnistusi küllastuseni. ja sest et Jumal on tõotanud asju. ja sest me näeme sedasi, et esimeseks Neemia raamat märgib ära selle ohvrivärava. ta märgib selle ära, ütleb, et kuule, et pressid. no pressid olid sellised, kellel oli õigus ka neid asju pühitseda, nemad ehitavad ja muudkui pühitsevad jälle, midagi seal sai korda, ehitavad seal ja muudkui pühitsevad seda, sest et see oli nende amet, nad harjunud seda, muudkui seda selliselt tegema. nii et esimene asi sai korda. teine värav tuleb mul siin kuskil, kus ma olen nagu vaadanud, mul ei ole need numbrid praegu öeldud, aga üks on seal, varsti tuleb see kalavärav. ja sellepärast on niimoodi, et mul vaatangi siit, aga ma lihtsalt ütlen sedasi, et vaata kalavärav, mis pildi ma sealt sain. no kala on päris hea toit. ja nendel on kohe niisugune kalavärav, et millest võiks ütelda sedasi, et kala on ju eriti, ütleme, sellisel maal, nagu see oli seal, kuule, ma ei tea, kus nad tõid sealt Galilea järvest või kus nad neid püüdsid või ma ei tea, kuidagi, kuskilt nad kalvu tõid. ruttu vaja teha, süüa, halvaks lähevad ju sedasi, mina ei tea, kuidas sa nendega hakkama saad. ja sellepärast oli niimoodi, et aga vaata, see toiduvärav pidi korras olema. Jeesus õnnistas kala ja leiba, eks. vaata, see oli selline, vaata, sest Jumal tegelikult tahab, kuivõrd oluline tegelikult on see, et meie eludes tegelikult saaks korda see toitumisosa ka, ohvrid ja siis toitumine. kallis, sa pead olema toidetud. sa pead saama issanda käest seda kala ja leiba. sellepärast, et vaata, see annab sulle tegelikult seda jõuda. no nii, see oli niisugune kalavärav. siis tuli vana värav. siis on niimoodi, et vana värav, mis pildi ma sealt sain? pilt niisugune. kuule, meil on, kõigil on niimoodi, et on ajalugu selja taga. me kogudusel on 115 aastat selja taga. me paljudki ei mäleta, ma ei tea, kui mingisugune tahtmine nagu tänu tuua selle 115 aasta eest siin 3. pühapäeval, kui meil aastapäeva hakkame tähistama, et nagu oleks see vana värav ka nagu sellises mõttes nagu korras, sest et ega me ei ole ise hakanud, sellepärast et siin on inimesed eel käinud, kus me praegusel hetkel oleme. ja sellepärast on see niimoodi ja nad teevad selle korda. ja nii, et ja sellepärast ja siis isiklikus elus ma mõtlen sedasi, et eks meil on kõik, ütleme, kust me oleme nagu pärit ja see lugu, ütleme, et kelle keskel me nagu oleme olnud, kellele me võlgneme tänu, midagi on enne meid olnud ju alati kõigil. ja sellepärast on see niimoodi, et need vanad suhted ja asjad, neid tehti ka seal korda. siis oli oruvärav. ma ei oskagi selle oruvärava koha pealt ütelda sedasi, aga me näeme, et üks oli selline oruvärav ka, mis oli niisuguses madalamas kohas. no siis oli sönnikuvärav, tehti korda. mis see on? puhtus. kanalisatsioon peab töötama. vaata, sul ikka, kui prügi ei veeta ja kanalisatsioon ei tööta, mis siis lahti on? ikka väga pahaks läheb see asi. ja kui need asjad töötavad ja need peavad niimoodi märkamatult töötama, siis on meil asi korras. siis nustutad, ei ole linnaga ühendust praegusel hetkel sealt maalt, eks. aga nii kui sealt üks kaan maha läheb, siis on kohe tunned, tead, et oleme siin linnaga ühenduses ka maalt kuskilt. ja sellepärast, ja nemad tegid kavatsused, kuule, sõnnikuvärav peab ka tegelikult korras olema. mul on nii meeles, kui uus põlvkond Riias sai oma selle kultuurimajoone ja see oli üks päev ennem seda, kui Riia linnavalitsus üldse selle loa andis, et nad seda osta saavad, selle ja maja endale saavad. siis oli, me olime kohal seal ja siis oli laul ja pidu käis seal ja usus kuulutati värke ja siis oli, ma mäletan, et juba määrati need, kes sõnnikuvärava korda teevad, et kes tualetid korda teevad. juba räägiti, et kuule, sõnnikuvärav tuleb ka korda teha, sest vana kultuurimaal ei lagunenud ja vetsud ei olnud hästi korras. ja siis oli nii, et ja see oli, tegi mulle nii nalja, et nad kohe nagu selle järgi ka vaatasid, et kuule, need kõik väravad korras. no siis on allikavärav, no juua on ka vaja. ja selle sõnnikuvärava järgi tuleb sedasi ja seal on mingi veejuhtme tiik, millest on seal juttu seal 15. salmis, eks, see on allikavärav ja veejuhtme tiigist on juttu ja siis nii, ja mis väravaid veel siit võtaksin ühe sellise värava, et siis oli hobuvärav. no hobuvärav, mitte ainult eeslid, hobused ka ikka täitsa. tead, no kuidas sul hobusega on, kuidas sul autoga läheb? kas on sul nagu see värav korras? tead, Jumal tahab tegelikult kõik korda teha. see maailm keerutab, et kas sõidame või sõidame elektriga või sõidame bensuga. Jumal tahab, et korras oleksid need asjad, et me siin sõita ja liikuda saaksime. ja sellepärast on see niimoodi, et kõik need väravad ja asjad peavad olema korras.
ja nüüd mõtle selle peale, et milline värav sul lonkab, millist on sul vaja tegelikult korda teha, milles on nagu see põhjus, miks tead nagu võib-olla näiteks ei ole hobuvärav korras, mille pärast ei ole see autogasi korras, oled sa kadestanud mõnda teise autot võib-olla asja? Kade ei saa, jumalale ei meeldi see, kui sa kadestad. Kui teine saab hea auto, oled sa rõõmustanud ja isanud, halleluuja, tead, vend ja õde sai, siis saad endale ka. Aga kui sa ei suuda seda, siis sinu hobuvärav on kehvakene. Tead, ja sellepärast on see nii, et kallid, need väravad peab korda saama, sa pead nagu mõistma sedasi, et see on nagu üks terviklik pilt tegelikult, vaata, mis on selle Jeruusalemma taastamisega, mis seal oli, ka nende väravate ja nende nimede kaudu, mida nagu seal saame näha. Aga siis on räägitud sellest, et kuule, aga mõist olid uhked ja ei tahtnud tööd teha. Ja suurnikud ei tahtnud teha, 3-5 on öeldud, aga nende kõrval siis olid seal tekoalased, aga nende suurnikud ei painutanud oma kaela oma isanda teenistusse ja nemad ei tahtnud teha. Ja sellepärast, kallid, kõik suurelised ei tee tegelikult oma väravaid korda ja oma müüre korda. Lihtsalt oled uhke, sa mõtled, minul küll seda vaja teha ei ole. Et tühja juttu siin täna aetakse, sest ma pean siin tegema, mina küll tegema seda ei hakka. Aga me näeme sedasi, et oli neid ka ja lihtsalt ka need on tegelikult ära märgitud. No ja küll, siis olid vaenlased, kes tulid seda tööd takistama ja arva sa, et peale sellist jutlust, kui sa teed hea otsus, et ma tahan oma elu korda teha, et ma lähen vabastusse või ma teen teatud sammusid, mis sa sinna lähed sinna. Tead, hakatakse halvustama. Ära kuula seda, ära kuula neid halvustusi, sest vaenlased püüavad takistada oma põlgusega, oma sellise infosõjaga, mis lahti päästetakse. Sellepärast, et nad hakkasid kõigepealt tegema sellist infosõda, et seda asja nagu pärssida. Ja siis on niimoodi, et aga nemad olid südamega töö juures, 3:38 ja siis ühesõnaga müür sai valmis pooles kõrguses ja kallid, paljud rahulduvad sellega, kui müür on pooles kõrguses valmis. No juba on ju palju parem. Maha kükitad ikka, oled kaitstud ju nagu, eks. Tead, eks, et et kui ta on pooles kõrguses ka. Jumal tahab, et sul oleks tugev müür oleks olemas. Ja sellepärast ära rahuldu sellega, sest paljud rahulduvad tegelikult nagu kuskil poole peal, et natuke sai parem, paljud tulevad Jumala juurde, midagi sai korda, mõned asjad said elus korda, kuule, ega mul rohkem vaja ei ole. Sul on täielikult vaja, et võidule jõuda. No nii, ja siis on vaenlaste plaanid, 4. peatükk hakkab rääkima, kuidas nad tahavad tulla ründama ja teha oma rünnakuid. Teevad siukest ühisrinnet ja vandenõusid ja tahavad sõdida ja tüli tekitada ja teevad igasugu rünnakuid. Ja nüüd praegusel hetkel on ka igasugused rünnakud meil, võib-olla sellised moraalituse rünnakud on praegusel hetkel, et umbes, et tead, moraal on selline asi, millest tegelikult praegusel hetkel rääkida ei tohi. Ja sellepärast, et vaata, maailmas on praegu nii mõeldud, et kuule, et ei, see on niisugune teema, et elagu inimesed, kuidas tahavad ja sellepärast on nii. Ja neid rünnakuid tehakse, et ei, vaata, nad kardavad, et meil on müür üleval, et meie lapsed ja meie lapselapsed ei saa nagu ära solgitud nagu sellega, mis siin selles maailmas on. Nad kardavad seda, nad tahaksid, et müürid oleks maas. Nendel on lausa sellised tapmise plaanid ja asjad. Siis ka seal, ütleme, nende müüri ehitajate ja eriti muidu oli juhi vastu, Neeme vastu, et saaks seda asja peatada. Aga teate, mis asi lahendas siis? Lahendas siis, et nad võtsid tegelikult relvad kätte, et hakata, ütleme, ennast kaitsma relvadega. Ja siis on nii, et ühe käega tehti tööd ja teises käes oli relv ja ütleme, et asi muutus natukene. Nüüd ma küsingi seda asi. Nüüd mõtleme, et kui kaitsvast aiast juba rääkisime, et kas on või ei ole. Aga kas relvad on sul käes? No kas Jumala sõna on su käes? Kas sa loed seda niimoodi, et su käes on? Või on ta rohkem riiulis? Tead, kui relv on riiulis, su käsi ei ole harjunud. Kas sa leiad piiblisalme kiiresti üles piiblist? Meil oli koguduses kunagi 2 tõlki, kes siin, kui sakslased olid tõlkisid. Üks tegi laksti raamatu lahti, alati luges teatud kohtades. Teine tõlk pani, ma lapsena vaatasin sedasi. Mõtlesin, et see tädi ei saa absoluutselt aru sellest piiblist. Kui hakkas, teda otsis neid kohtasid ja siis oli niisugune kontrast. Mõtlesin, et üks õde tundis piiblit, kui talle öeldi kirja kohta, ta luges sellest, ta tundis seda mõkka. Ta teadis seda. Ja sellest, kas see sul on? Kas ta on su käes? Ja sellepärast on see niimoodi, et me vahest arvame, et ta on me käes, aga tegelikult ta peab olema käes praktiliselt, siis me tegelikult harjume seda relva tarvitama. Ja sellepärast ja nii, et see on igale ühele praegusel hetkel ja mõtlen tõesti, juba lapsest saadik võid selle sõjavarustuse enda kätte võtta. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna julgustame ka selle relvastuse koha pealt, mis peab olema. Nii et tehti relvastatult tehti tööd.
no nii, jätame need inimsuhted vahele, 5. peatükis oli niimoodi, et olid, võiks ütelda, niisugused nagu koguduslikud probleemid ja asjad seal natukese ja omavahelised asjad, olid liiakasu võtmised ja ka kästi nõudmistest loobuda ja aga üks asi küll, vaata, mis on tähtsam ütelda sedasi, Neeme 5. peatükis tuleb üks asi see, et esimene salm kohe on väga tähtis. Rahva ja nende naiste kisa oli suur oma vendade juutide vastu. Ja teate, mis on Eestimaa rahva probleem? Ei tee jumala rahvas häält ja ei kisame rahvas ka. Meil on siuke rahvas. Ei läheme tänavale demonstratsioonile, ei teeme jumalakojas suuresti häält, me siin püüame vahepeal julgustada, kui ikka unustavad ära, et kuule, sa võid ka suu lahti teha, et siis natukese rohkem tuleb. Kiitus Jumalale, et osad teevad ilma käsutaga. Aga ma mõtlen sedasi, et vaata, see on, Jumal kuulis tegelikult seda. Ja siis tulid lahendused. No siis tulid niimoodi, et anti tagasi põllud, viinamäed, õlipuud, majad. Anti tagasi, kui lihtsalt häält tehti. Anti tagasi, öeldi, et kuule, et võlga, peate oma võlgadest ja laenudest pidid kohe andma 1% tagasi ja nii, et ja sellepärast see toob ka väga palju muutust. No nii, jätame selle nagu selle Neemia-poolse ründamise ja tema meelitamise, see on nagu juhtide asi, kuhu neid meelitatakse, lugege pastorid sedasi, kuidas teid ära püütakse meelitada. Mul on see väga kinnituseks olnud, 6. peatükk eriti ka. Aga nüüd on niimoodi, et kui 7. peatükk ütleb, et kui väravad ka said valmis, müür oli valmis, väravad said valmis, siis oli vaja panna valvurid väravatele. Pane valvur mu suule. Vaata, valvurite värk on ka väga tähtis ja sellepärast oli niimoodi, et kohe oli niimoodi, kui kõik oli valmis, siis oli niimoodi, et siis oli valvurit ka veel vaja. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et ärme unustame seda ka, et ka seda on tegelikult on väga vaja. Ja 8. peatükk on nüüd üks eriline peatükk, millele tuleb tähelepanu pöörata ja ka 9. peatükk on selline. Katsun veel ruttu ütelda neid asju ka. No seal on niimoodi, et Esra hakkab lugema, terve rahva ees hakkab lugema seadust. Kõigi ees, kes kuulsid ja kes mõistsid kuulata. Erinevus vanuses vahet ei ole, kõik, kes mõistavad kuulata, kelle kõrv peas muudku kuulata, luges neid kõige arusaajate ees ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud seaduse raamatule. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, siin ongi praegu niimoodi, ega mina ei saa aru, kelle tähelepanu on suunatud, no ütleme sellele sõnumile või jutule, kellel ei ole. Sa võid muid mõtteid ka siin mõelda rahulikult, vahet ei ole, tead, mis sa järgmine nädal teed ja kuidas sa seda teed ja sa võid ju rahuga siin teha, tead, keegi ei sega siin, eks, ja sellepärast saad ennast ju niimoodi lülitada, seda saab teha küll, kuidas on. Aga siin on öeldud sedasi, et inimeste tähelepanu oli suunatud sellele, mida loeti. Ja tema siis seal Esra kiitis issandat ja rahvas hüüdis aamen peale, see on see 8:6 ja kogu rahvas vastas käsi tõstes aamen, aamen ja põlvitasid issandate silmili maha. Loeti peatükkide kaupa ja loetust saadi aru, 8:8 ütleb seda. Ja siis oli niimoodi, et sellega oli see päev läbi ja siis öeldi, et lähete koju ja lähete sööma, magusad ja joogid ja rasvased road ja olge rõõmsad ja sest rõõm issandas on teie tugevus ja nii, et ühesõnaga reageeriti sellel päeval selliselt. No läksid nagu sellised rõõmuga sellel päeval koju ära. See oli selline tore päev, väravad ees, müür valmis, asi nagu selliselt tore, sõnaga loetud. Julgustatud. Aga võtta, siis tuldi selle sama kuu 9. peatükk. 24. päeval kogunesid Iisraeli lapsed paastuma, kotiriided seljas ja mulda pea peal. Ja võtta, siis hakkab tegelikult üks selline tõsine patukahetsus. Ja seal on niimoodi, et siin on siis öeldud, kohe see 3. salm ütleb sedasi, et siis nad tõusid püsti oma kohal ja lugesid issanda sõna, siis seda Jumala seaduse raamatut 3 tundi ja 3 tundi tunnistasid nad patte ning kummardasid issandat oma Jumalat. Et vaata, no ütleme, see patukahetsus oli tõeline, mida nad seal tegid ja 3 tundi kuulati ka sõna. Nüüd on väga huvitav on lugeda ühte seda 9. peatükki. Kuidas on see nagu väljendatud meile, kui ma täna algasin sellega, seda Jumala teenistust, sellepärast ma olin seda lugenud, sellepärast ma seda kasutasin. Et leviidid ütles, et tõuske üles, kiitke issandat oma Jumalat igavesest ajast igavesti, õnnistage tema aulist nime, mis on ülem kui kõik tema kõik kiitus ja ülistus, see 5. salm, eks, ja 6. Ja sina üksi oled teinud taeva ja taevaste taevad ja kõik need väed. Ja siis on niimoodi, vaata, kuidas hakkab üks selline Jumala sinatamine, võiks ütelda. Jumalale võib sina ütelda, sest kui me oleme lapsed, me ei pea
teietama, me saame austuses seda sina ka ütelda. ja nüüd on niimoodi, et sina, issand, näed, valisid Abrahami, siis on järjest need sina asjad, mis sind nagu tulevad. Sina nägid meie 9. salm viletsust Egiptuses, ma olen need sinasid natuke ära värvinud. Sina tegid tunnustähti 10. salm, 11. salm, sina lõhestasid mere, sina juhtisid pilvesambas 12, 13 sa tulid alla Siinai mäele, rääkisid nendega taevast ja andsid nendele õiged seadlused, tõsised õpetused ja head määrused ja käsud. Jumal annab meile häid asju. Ja need on täiesti toimivad ka praegusel hetkel, kui me nende järgi teeme. Sina tegid teatavaks oma püha hingamispäeva, 14. salm. Sina andsid meile taevast leiba, kui oli nälg. Ja lasksid neile kaljust vett voolata. Ja sellepärast, kallid, vaata, kui me tuleme siia näljaga kokku, siis Jumal annab taevast leiba ja laseb vett voolata. Ja lihtsalt juhtubki see, et lihtsalt sellepärast, et kui seda on. No nii. Nüüd on need sina lood praeguseks hetkeks nagu ära lõppenud ja siis hakatakse rääkima, aga nemad, meie vanemad, läksid ülbeks, olid kangekaelsed, ega kuulanud su käske. Nad tõrkusid kuulmast ja ega tuletanud meelde sinu imetegusid. 17 keskelt, aga sina oled andeks andja, Jumal, ja armuline ja halastaja. Ja siis 18, kuigi nad tegid endale valatud vasika, ja kuigi nad siis ühesõnaga suuri teotusi korda saatsid, 19, ei jätnud sina siiski neid kõrbes maha oma suure halastuse pärast. Ja 20 salm, sina andsid neile oma hea vaimu, et neid targaks teha. Jumal tahab meile anda oma hea vaimu, et meid targaks teha. Et vaata, see mõistuse kaitseaed oleks ka üles ehitatud jälle. Sellepärast, et vaata, arukaks võid saada lihtsalt sedasi, kui Jumal täidab sind selle tarkuse vaimuga ühel hetkel lihtsalt annab. Ja siis ongi niimoodi, et sa andsid nendele kuningriigid 22, 23 sa tegid nende lapsed paljuks nagu taevatähed ja nad vallutasid kindlustatud linnad. Ja 26, ja ometi olid nad tõrksad, hakkasid sulle vastu. Ja seepärast sa andsid nad nende vaenlaste kätte. Ja sellepärast vaata, see ongi niimoodi, et see aiavärk on selline, on ja ei ole. Sest et vaata, kui me oleme tõrksad Jumala vastu, Jumal võtab selle aia maha, tahad vaenlast tunda. Midagi teha ei ole sedasi, ma mõtlen, kui suureks õnnistuseks on meile, kui meie tervise peale koputatakse ja tead, me paneme siis kähku muidugi palvesoovi, et ruttu sedasi, et kuule, nüüd on seda vaja. Tead, küsi sedasi, et aga Jumal, miks sa koputad üldse praegusel hetkel? Et milles on küsimus, et miks sai praegusel hetkel, et ju seal on ikka kaitsevaed on kuskilt lihtsalt maas. Sellepärast, et me nagu süüdistame lihtsalt saatan. Aeda ei olnud. Ega saatan sulle aed ei ehita. Tema tuli lammutama, lõhkuma, hävitama, valetama sulle, riisuma sind tulid sedasi. Jumal räägib sulle, et ehita üles, tee seda, et ütleme, ja tee seda niimoodi, et relv on käes, tee seda sõjavarustuses, tee seda niimoodi, et see oleks nagu päris nagu tehtud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja siis ongi, siis nad kurdavad sedasi, et näed, et kõik nende rikkalik saak läheb võõrastele ja et sellised momendid on see 9:37 nagu lõpeb nagu selliselt. No nii, ja teate, mis selle peale tehakse, 10. peatükis tehakse lepingut. Täna lepinguga juba algasin, sellele palju tähelepanu ei pühenda. Leping on tegelikult väga tähtis asi. Leping on Jumala asi. Jumalale ei meeldi need, kes rikuvad vannet ja lepingut, aga sellepärast Jumal tahab, et me püsiksime lepingus, püsiksime kõikides lepingutes, mida oleme tõotanud, rääkinud. Need on niivõrd tähtsad tegelikult asjad, et ja siis nad võtsid kohustuse elada Jumala seaduse järgi. Ja siis nad, ütleme, kes pidid jääma Jeruusalemma elama, nad jaotasid seda rahvast üle maa seal ka, et igal pool elataks. Ja 12 peatükk on sellega, et toimub müüride pühitsemine, seal on laulud müüri peal ja rongkäigud toimuvad seal ja koorid, 2 koori tulevad siis lõpuks Jumala kotta ja tuuakse suuri ohvreid ja sellispärast tehakse neid asju. Ja teate, ega sellega veel ei lõppe, vaata selline, et müür valmis ja patukahetsused olnud. Ja teate, siis tuli hakata korda looma. Keegi Toobia oli seal ennast sisse seadnud templis, see visati sealt välja. Leviidid pidid hakkama tasu saama, sellepärast, et muidu nad läksid põllule tööle ära, et ei saanud olla seal. Tehti seda korda Neeme poolt. Väravad pandi kinni, et hingamispäeval keegi ei tooks koormaid ja sisse ega välja ega järitseks, lihtsalt tehti seda korda. Ja nad jälle abielud lõpuks oli nii. Ja siis tehti abielusid korda. Kes olid seal, ütleme, nende võõra rahvastega abielu astunud? Teate, vaata, Salomoni ajast
oli vaata see lugu Iisraelil, see on Vana-testamendi aeg, millest me praegu räägime sellises mõttes. Küsimus on nagu selles, et Saalomon võttis võõramaa naisi, tead, ja tegelikult, ja siis oli ebajumala teenistuses ja oli väga see suur langus. Kallid, praegusel hetkel teate, mis kehtib? Vahet ei ole, mis rahvusest keegi on, aga peaasi, et ta on jumala inimene, et ta on kristlane, et ta on jumala laps, et Jeesus on tema isand. Ja see on piir, vahet ei ole, millisest rahvusest sa võtad. Võtad sa, keda võtad, sellisel mitte mingisugust rahvus ei ole, absoluutselt ei ole tähtis. Aga see on praegusel hetkel ka tähtis. Ärge hakake ühes ikkes vedama nendega, kes ei ole tegelikult jumala riigis. Jumala sõna hoiatab selle koha pealt. Ja sellepärast on, ka need asjad on tegelikult. Ja seda tehti tegelikult, ütleme, väga tõsiselt tehti neid asju korda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et selline Neemia raamat meil on ja selline pilt meile avanes, kuidas ehitada kaitsvat aeda. Amen.